Tere hommikust! Mul on hea meel teid tervitada täna Euroopa rändevõrgustiku poolt selleaastase rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraporti esitlusele. See aasta me teeme seda esitlust veebis arusaadavatel põhjustel, kuid loodetavasti te saate seda linki hiljem ka jagada oma kolleegidega. Minu nimi on Ave Lauren, ma olen EMN Eesti rändeekspert kui ka selle raporti koostaja. Minu eesmärk järgmise tunni ja veerandi jooksul on anda kiire ülevaade raportis kajastatud teemadest. Ajaliselt pole mul kindlasti aga võimalik neid kõiki teemasid süviti katta, mistõttu ma innustangi raportit ise lugema. Raport ilmus täna, see on kättesaadav ja allalaetav EMN Eesti veebilehel. Tänane esitlus on üles ehitatud järgnevalt. Esimesena peatume üldistel arengutel, mis mõjutas rännet laiemalt nii Eestis kui ka Euroopas. Seejärel liigume konkreetsete teemavaldkondade juurde. Kui raport ise jaguneb 7 teema peatükiks, siis tänase esitluse raames ma vaatlen lihtsuse mõttes arenguid 4 valdkonna lõikes. Ja need on seaduslik ränne, rahvusvaheline kaitse, kohanemine, lõimumine ja kodakondsus ning ebaseaduslik ränne ja tagasisaatmine. Lõpetuseks käsitlen põgusalt ka peamisi tuleviku väljakutseid rändevaldkonnas. Mainin ka seda, et kui teil tekib jooksvalt küsimusi, siis tänane esitlus toimub workshopi keskkonnas ja see on ka keskkond, kust kaudu te siis saate küsimusi esitada. Paremal pool ekraanil peaksite nägema võimalust küsi, sisestage palun oma küsimused siis ning ma vastan neile esitluse lõpus. Aga enne kui ma liigun raporti sisu juurde, siis ma tahaksin tegelikult peatuda korraks ka raporti eesmärkidel ja metoodikal. Rände- ja kodakondsuse aastaraport annab ülevaate 2020. aasta olulisematest arengutest rände- ja varjupaiga valdkonnas nii Eestis kui ka Euroopa Liidus. Tegemist on kõige põhjalikuma igal aastal ilmuva eestikeelse rände ülevaatega ning see annab vastuse järgmistele küsimustele. Millised on statistilised trendid erinevates rändepoliitika valdkondades Eestis ja Euroopa Liidus, millised poliitika ja praktika muudatused toimusid eelmisel aastal antud valdkonnas Eestis ja milliseid arenguid näeme Euroopa tasandil rändepoliitika kujundamises ning mida teevad teised liikmesriigid. Aastaraportis me tugineme eelkõige sekundaarsetele allikatele ning dokumendi analüüsile. Eestis puudutavate arengute analüüsis oleme lähtunud eelkõige Eesti ametnikkondade ja huvirühmadelt kogutud sisendist. Rahvusvaheliste poliitikatrendide kajastamisel toetume ka erinevatele Euroopa rändevõrgustiku uuringutele ja ülevaadetele, aga ka teiste Euroopa Liidu asutuste nagu Frontex ja EASO andmetele. Statistilised andmed pärinevad Eurostatist, Politsei- ja Piirivalveametist, Siseministeeriumilt ja Frontexist. Teemade valikus oleme lähtunud ka eeskätt Euroopa rändevõrgustiku analüüsi fookusest, mis keskendub kolmandate riikide kodanike sisserändele ja tagasisaatmisele. See tähendab näiteks siis seda, et Euroopa Liidu kodanike, seehulgas eestlaste rännet puudutab antud raport küllaltki põgusalt. Aga nüüd liiguksingi siis esimese teemaploki juurde, mis on üldised arengud. Kui me 2020. aasta arengutest räägime, siis me ei saa ikkagi kuidagi üle ja ümber koroonapandeemiast. Kuid COVID-19 rändemõjude paremaks hoomamiseks, ma arvan, on hea tagasi vaadata tegelikult 2019. aastasse. Vahetult enne, kui kogu maailm ühtäkki lukku läks, oli rahvusvaheline ränne tegelikult saavutanud enneolematud mõõtmed. Seda nii absoluutarvude, erinevate rändevormide kui ka lähteriikide poolest. ÜRO hinnangul oli 2019. aastal maailmas 272 miljonit rahvusvahelist migranti, mida oli sisuliselt ligikaudu 3 korda rohkem kui 1970. aastal. Ja kõige rohkem võis näha koduriigist väljaspool elavaid inimesi Aasias, 83,6 miljonit, aga Euroopa jäi 82,3 miljoni piiriülese rändajaga napilt teisele kohale. Siinkohal on ka oluline märkida, et need koguarvud, mida ÜRO kajastab, tegelikult hoomavad ka Euroopa Liidu sisest vaba liikumist.
Rahvusvaheline ränne ja mobiilsus on tegelikult ka muutunud olemuslikult. Et kui ajalooliselt on rahvusvahelised rändajad olnud pigem mehed, mindi eelkõige naaberriikidesse ning arenenud maadesse, siis 2019. aastaks olid paljud need varasemad mustrid hakanud tasapisi muutuma. Et me nägime rahvusvaheliste rändajate hulgas üha rohkem naisi, kasvasid maailmajagude vahelised rändevood ja uute rändevormide tulemusena, nagu näiteks digitaalnomaadlus, kasvas ränne ka majanduslikult vähem arenenud riikidesse. Ja see on oluline, sest see oli see kontekst, kus see koroonapandeemia ning sellega kaasnenud piiriülese liikumise piirangud mõjusidki süsteemse šokina. Et kõik, kes töötavad rändevaldkonnas, teavad, et rahvusvahelise liikumise koguarve ja selle muutusi on tihtipeale väga raske hinnata, kuid natukene aitavad seda ehk ilmestada lennuliiklejate koguarvud. Et piiride sulgemise tagajärjel vähenes 2020. aastal globaalne lennuliiklus ligi 60%. Et antud jooniselt võib ka näha, et kuigi kriise on lennunduses ja piiriüleses liikumises tulnud ka varem ette, ning lennuliikluse kasv on selle tulemusena aeglustunud, võtame näiteks 11. septembri terrorirünnakud, siis tegelikult pole ajaloost võtta teist olukorda, mille suurusjärk oleks isegi ligilähedane COVID-19 mõjudele. Seetõttu ei tule ka üllatusena, et 2020. aastal jäi rahvusvaheliste rändajate koguarvu kasv ligi 2 miljoni võrra madalamaks, kui esialgselt oli prognoositud. Pandeemia mõjud polnud aga nähtavad ainult arvudes, vaid nad mõjutasid rändesüsteemi palju laiemalt. Et 2020. aasta kevadel keskenduti Euroopas esmajoones piirihaldusega seotud küsimustele, seehulgas piiride sulgemine ja uute ajutiste piirirežiimide kehtestamine. See tähendab siis seda, kes saavad ja mis tingimustel piire ületada. Aga ka inimeste repatrieerimisele koduriiki. Aprilli lõpuks näiteks oli Schengeni 26 riigist 16 taastanud piirikontrolli oma sisepiiridel või selle osadel. Olulisi samme piirihalduse valdkonnas tehti ka piiride bioturvalisuse tagamiseks. Et piiriületused keelati haigusnähtudega reisijatele ning kehtestati erinevad tervisenõuded. Et laialdaselt hakati ka rakendama kohustuslikku 10–14 päevast eneseisolatsiooni nõuet ning võeti kasutusele reisi asukoha ankeet ehk niinimetatud passenger locator form. Lisaks võeti kasutusele ka erinevad geolokeerimist võimaldavad rakendused, mis siis laseksid ametiasutustel nakatamisohu korral isikuga kontakteeruda. Et lisaks sellele võeti kasutusele bioturvalisuse eesmärgil madala ja kõrgema riskiga riikide nimekirjad. Teine teema, mida võib-olla peaks välja tooma, on see, et uut rändemaastikku iseloomustab erilaadi piirangute laialdane levik ning nende pidev muutlikkus. Et IOM hakkas 2020. aasta märtsis kaardistama maailma kõigi riikide ja regioonide mobiilsuspiiranguid ja erisusi. Ning aasta lõpuks oli kehtestatud ja tühistatud tegelikult 100 000 erimeetmeid. Et me tihtipeale ei hooma isegi seda suurust. Et taoline reeglite muutlikkus on enneolematu. Kui üldjuhul on siiski piirirežiimide puhul püüeldud stabiilsuse suunas, isegi eriolukordade puhul, siis koroonapandeemia tingimustel muudeti sisenemise reegleid ja nõudeid vaid mõnetunnise hoiatusperioodiga. Et mida see tähendab, siis on, et selle tulemusena polnud haruldane, kui inimesed leidsid ennast lõksus välisriigis ilma võimaluseta naasta koduriiki. Kui esimestel kuudel oli valdav enamus piiranguid seotud liikumisteedega, siis kiirelt hakkasid kasvama ka erinevad tervisenõuded. Et näiteks nõue esitada negatiivse koroonatesti tulemus. 2021. aasta algusest, kui hakati inimesi vaktsineerima, on muutunud tavapäraseks piiriületustingimuseks ka vaktsineerimistõend. Et tänaseks on piirirežiimid muutunud stabiilsemaks. Muutuseid ei tehta nii tihti kui varem, kuid enamik riike maailmas on ikkagi säilitanud teatavad reisipiirangud ning neil on ka säilinud võimalus need piirangud kiirkorras üle vaadata. Ehk me siis pole veel päris tagasi olukorras, et kus me täna lennupileteid ostes tegelikult teaksime, mis tingimustel me saame 2-3 kuu pärast piiri ületada.
Hoolimata pandeemiast toimus Euroopas aktiivne töö uue rändepoliitika kujundamiseks. Et 2020. aasta septembris esitas Euroopa Komisjon uue rände- ja varjupaigaleppe ettepaneku, millega loodetakse tuua liikmesriigid sisserände ja varjupaiga küsimustes ühise laua taha ja luua seeläbi Euroopa Liidu ülene terviklik raamistik. Et uue leppega loodetakse vähendada erinevusi eri liikmesriikide olukordade vahel ja soodustada vastastikust usaldust. 2020. aasta sügisel avalikustatud ettepanekutega ei kaetud aga kõiki rändevaldkondi, et esimeses etapis keskenduti eelkõige rahvusvahelise kaitsega seotud teemadele. Ning ettepanekuid teiste valdkondade reformimiseks esitatakse hilisemates etappides. Et näiteks 2021. aasta kevadel tutvustati ettepanekuid tagasisaatmise valdkonnas. Et läbirääkimised ja arutelud liikmesriikidega tegelikult alles kestavad ja lepet pole 2021. aasta sügiseks veel vastu võetud. Mistõttu ma ehk ei plaani täna teemasse nii süviti minna, kui ma tahaksin siiski põgusalt välja tuua leppe üldised eesmärgid. Et need annavad aimdust, mis on Euroopa Komisjoni prioriteedid rändevaldkonnas lähiaastatel. Et läbivaks eesmärgiks on kindlasti luua tingimused terviklikumaks juhtimiseks Euroopa Liidu tasandil, mis siis võimaldaks paremini toime tulla Euroopa üleste rände- ja varjupaiga valdkonna väljakutsetega. Prioriteediks on jätkuvalt ka välispiiride kindlakäeline õiglane haldamine, mis on eelduseks Euroopa Liidu sisesel vaba liikumisel. Varasemast enam pööratakse tähelepanu ka tuleviku analüüsile ning kriiside ennetamisele. Et lisaks soovitakse ühtlustada varjupaiga ja tagasisaatmismenetlusi, et sellega loodetakse erinevaid protsesse kiirendada ja seeläbi vähendada survet riiklikele süsteemidele. Oluline on ka see, et 2020. aasta sügisel tutvustati uut solidaarsusmehhanismi, kus pakutakse pagulaste ümberpaigutamise kõrval ka alternatiivseid lahendusi, nagu näiteks tagasisaatmiste toetamine. Et samuti töötatakse välja paremat koordineeritud lähenemist tagasisaatmisele. Lisaks võib välja tuua prioriteetidena ka rändealase koostöö parandamist kolmandate riikidega, alternatiivsete rändeteede loomist, mis aitaksid vähendada ebaseaduslikku rännet ja suunata need vood pigem seaduslike rändekanalitesse. Lisaks ka talentide meelitamine ja väliskogukondade parem integratsioon. Nagu sai juba mainitud, siis tegelikult läbirääkimised alles käivad, detailid on kujundamisel, kui ma loodan, et need eesmärgid maalivad mingil määral laiema pildi sellest, mis suunas Euroopa liigub. Aga mõistlikum on eri teemasid vaadata nendeste teemadesse sisse ja ma jätkaksingi edasist esitlust just eri valdkondade lõikes. Et esimene teema olekski seaduslik ränne. Et põhiosa rändest maailmas on tegelikult seaduslik ränne. Et viimasel kümnendil on Euroopa Liidus väljastatud esmaste elamislubade koguarv näidanud pidevat kasvutrendi kõikide rändeliikide lõikes. Möödunud aasta tõi aga kaasa koguarvude märkimisväärse languse. Et 2020. aastal väljastati Euroopa Liidu riikides kokku circa 2 247 000 esmast elamisluba, mida oli ligikaudu 24% vähem kui aasta varem. Et enim väljastati esmaseid elamislubasid jätkuvalt töötamise eesmärgil 903 000, kuid ka siin mahud langesid ligikaudu 25% Euroopa Liidu riikides. Kõige rohkem väljastati esmaseid elamislubasid mullu Poolas, ligikaudu 600 000, kellele järgnesid Saksamaa ja Hispaania 312 000-ga. Lisaks Prantsusmaa, Itaalia. Kõige vähem väljastati esmaseid elamislubasid aga Bulgaarias, Luksemburgis, Lätis ja Eestis. Esmaste elamislubade väljastamine vähenes põhimõtteliselt kõigis liikmesriikides välja arvatud Leedus. Et kõige suuremat langust võis mullu näha Tšehhis 53,6% ja Kreekas 53,2%. Et Leedu puhul põhjustas kasvu olukord Valgevenes. Mitte niivõrd praegune olukord piiril, vaid Valgevene poliitiline kriis. See tähendab siis seda, et paljud valgevenelased otsustasid rännata Leetu, kus rahvusvahelise kaitse taotlemise asemel aga tihtipeale kvalifitseeruti sisenemiseks muudel alustel.
Näiteks hea näide on siin, et paljud Valgevene IT-töötajad sisenesid eelkõige just töötamise eesmärgil Leetu, kus on ka sarnaselt Eestile oskustöötajatest puudus. Eestis aga väljastati 2020. aastal PP andmetel 4710 esmast elamisluba, mis oli ligi 20% vähem kui 2019. aastal. Kui eelneval aastal anti enim elamislubasid eelkõige pererändeks, siis 2020. aastal oli peamiseks rändepõhjuseks töötamine, millele järgnesid pereränne, õppimine, ettevõtlus ja muud põhjused. Ja koguarvud vähenesid tegelikult kõigis rändekategooriates, kuid enim oli mõjutatud õpiränne, kus siis väljastatud esmaste elamislubade arv kahanes ligi 60%. PP andmetel on esmase elamisloa saajatest 60% mehed ja 40% naised, kuid olulisi erinevusi võis mullu näha erinevate kategooriate lõikes. Näiteks 85% töörändajatest olid mehed, naisi oli aga rohkem pererändajate hulgas, 67%. Et sarnaselt eelneva aastaga väljastati 2020. aastal esmaseid elamislubasid enim Ukraina kodanikele, kellele järgnesid Venemaa, India, Valgevene ja Nigeeria kodanikud. Elamislubadest aga ehk enamgi oli mõjutatud COVID-19-ga kaasnenud kriisist just viisade väljastamine. Euroopa Liidu riikides väljastatud viisade koguarv langes mullu ligikaudu 75%. Et kui 2019. aastal väljastati ligikaudu 16 miljonit viisat, siis mullu langes nende koguarv napilt alla 4 miljoni. Et arvuliselt võis näha suurimat langust Prantsusmaal, kus väljastati 2,8 miljonit viisat vähem kui aasta varem. Protsentuaalselt oli see aga suurim Küprosel ja Norras, kus see langes 90%. Poola sai mullu enim viisasid Euroopas väljastanud riigiks. Et sellega võib ka öelda, et Poola on tegelikult muutunud nii viisade kui ka elamislubade lõikes peamiseks kolmandate riikide kodanike sisenemiskanaliks Euroopas. Eestis langes väljastatud viisade koguarv samas suurusjärgus kui Euroopa keskmine. Et 2020. aastal väljastati kokku 43 000 viisat, mida oli 74,7% vähe. Et rohkem vähenes lühiajaliste C-viisade arv 82%, mida siis eelkõige kasutatakse turismi eesmärgil. Vähem kahanesid pikaajalised viisad 32%, mida siis kasutatakse eelkõige lühiajaliseks töötamiseks, lähedaste külastamiseks ja õpinguteks. Et lühiajalisi viisasid anti enim Venemaa, Valgevene kodanikele, pikaajalisi Ukraina ja Venemaa kodanikele. Kui me vaatame seaduslikku rännet, siis antud raportis me käsitleme selle all nii töörännet, pererännet, õpirännet kui ka muutusi viisapoliitikas. Kuid tänasel esitlusel ma tahaksin aja kokkuhoiu mõttes keskenduda töörände teemale. Et seda eelkõige seetõttu, et tegemist on peamise rändekanaliga Euroopa Liitu. Et suur osa rahvusvahelisest rändest toimubki just majanduslikel põhjustel ja töötamise eesmärgil. Et kui varasematel aastatel oli tööränne ajendatud eelkõige rändajate endi huvidest, siis viimastel aastatel on üha enam Euroopa Liidu riikides püütud tegeleda aktiivselt välistööjõu meelitamisega riiki. Ja põhjuseid siin taga on mitmeid. Osa on demograafilised, see tähendab siis rahvastiku vananemine ja kahanemine. Teised on tingitud tööturu ebakõladest, oskuste mittevastavus ja sobiva tööjõu puudus. Et pandeemiaga kaasnevad piirangud ning töötuse kasv mõjutasid töörännet negatiivselt kõikjal Euroopas. Kuid tihtipeale polnud koguarvude langus nii suur, kui esialgu oleks võinud arvata. Et nõudlus tööjõu järele püsis suur ning esimesel võimalusel püüdsidki tööandjad leida võimalusi jätkata välisvärbamist. Ja heaks näiteks on siin Eesti ise, et kuigi võrreldes 2019. aastaga tööränne Eestisse langes, siis 2020. aasta arvud ületasid 2018. ja varasemate aastate näitajaid. Töötamiseks antud elamislubade arv kahanes vaid 5,8%, samal ajal kui teiste elamislubade koguarv langes keskmiselt 21%. Et lühiajaliste töötamiste registreerimisest võib samuti näha, et peagi, kui reisimispiirangud hakkasid leevenema, need mahud hakkasid ka taastuma.
Et viimasel kümnendil ongi kõikjal Euroopas süvenenud oskustööjõu puudus kohalikul tööturul ning see on ka üks põhjus, miks tööränne on muutunud niivõrd oluliseks. Et eri prognooside kohaselt, seehulgas OSKA prognoosid Eestis, me võime näha, et iga aastaga kasvab keerukamat tööd tegevate spetsialistide ametikohtade arv ning väheneb rutiinseid ülesandeid täitvate töökohtade arv. Kuid tihtipeale kohalikest kutse- ja kõrgkoolide noortest tegelikult ei piisa, et neid tuleviku töökohti täita. Seda puudujääki püütakse leevendada automatiseerimise ja haridusreformidega, kuid nende mõju avaldumine võtab tihtipeale aega ning lühemas ajaraamis nähaksegi lahendusena rännet. Et seetõttu on riigid pidanud niinimetatud talendisõda, et meelitada siis vajalikku tööjõudu enda juurde. Ja see ei muutunud ka COVID-19 mõjuna. Euroopa Liidu liikmesriikides oli ka 2020. aastal tippspetsialistide ja oskustöötajate ränne prioriteediks. Näiteks võeti 16 liikmesriigis ja Norras vastu erinevaid talendirännet puudutavaid seadusi. Et võib-olla ühe suurima Euroopa riigina tooks välja siin Saksamaa, kus Saksamaal jõustus uus talendirändeseadus, mis siis võimaldab oskustöötaja kategooriasse kuuluval välismaalasel lihtsustatult tingimustel siseneda Saksamaa tööturule, nii eemaldades tööturu testi kohustuse. Ehk tööandja ei pea enam veenduma, et Saksa tööturult võiks leida ta sarnase asjaomaste oskustega inimese. Lisaks piirangute olukorras menetleti mitmes riigis tippspetsialistide viisasid ja elamislubasid esmajärjekorras ning võimaldati neile riiki sisenemist ka olukorras, kus teistele rändekategooriatele see oli keelatud. Samuti pöörati erisuste kõrval tähelepanu riikide talendipoliitika ümberkujundamisele, et näiteks turundustegevustes pöörati varasemast enam tähelepanu riikide reklaamimisele kui atraktiivse kaugtöö sihtkohana. Aga lisaks kaugtöö kui alternatiivi kaalumisele on riigid hakanud palju laiemalt mõtlema sellele, et kuidas ajakohastada töörändesüsteeme ja seda eelkõige, et nad vastaksid tuleviku töövajadustele. Et mitmel pool alustati selle teemaga tegelikult juba tegelemist enne Covidit, kuid pandeemia kindlasti kiirendas neid protsesse. Et siin valdkonnas on mitmeid näiteid, kuid ma tooksin ehk välja uudsed diginomaadi viisad. Et esimesena Euroopas jõustus diginomaadi viisa regulatsioon Eestis. Et alates 2020. aasta suvest saabki välismaalane taotleda Eesti välisesindusest nii lühi- kui pikaajalist viisat kaugtöö eesmärgil, kui välismaalase Eestis ajutise viibimise eesmärk on töökohustuste täitmine asukohast sõltumatult. Koroonapandeemia aga juhtis tähelepanu ka muude töörändekanalite vajalikkusele. Et parim näide siinkohal on kindlasti hooajatöötajate ränne. Et Euroopa hooajalise töövaldkonnad on suuresti sõltuvuses välistööjõust. Et sellel on mitmeid põhjuseid, kuid olulist rolli mängib ka kohalike töötajate leige huvi valdkonna vastu. Et hooajalised töökohad on tihtipeale ebastabiilsed, see tähendab, et sissetulekuid saab ainult teatud arv kuid aastas, mõne sektori ettevõtted paiknevad isoleeritud kohtades ja tihtipeale on tegemist füüsiliselt raske tööga, mistõttu kohalikud töötajad üldjuhul otsivad stabiilsemaid alternatiive. Et selle põhjusel ohustasid 2020. aasta kevadel kehtestatud reisipiirangud mitmete hooajaliste majandussektorite tööd. Nii näiteks hoiatasid põllumajanduslike ettevõtteid ühendavad liidud Saksamaal ja Prantsusmaal, et kahe riigi peale oli kokku ligikaudu 500,000 põllumajandustöötajat puudu. Ja ilma hooaja töötajateta jääb saak põllule, seades sel viisil ohtu kogu Euroopa Liidu toidutagavarad. Et ennetamaks mõjutatud sektorites tootmis- ja tarneahelate kokkuvarisemist võttiski enamus Euroopa Liidu riike 2020. aastal vastu ajutisi kriisimeetmeid, et siis leevendada ettevõtete välistööjõu vajadusi. Et muuhulgas pikendati viisasid, lihtsustati reisipiiranguid,
kohandati riigis viibimise aluseid, võimaldati töötamist tavapärasemalt pikemaks perioodiks, eelkõige hooaja lõpuni, mida varem ei olnud võimaldatud, ja riikides nagu näiteks Hispaania lasti rahvusvahelise kaitse taotlejatel töötada hooajalistes sektorites. Et hooajatööga seotud probleemidest ei jäänud puutumata ka Eesti. Et 2020. aastal langes kolmandatest riikidest pärinevate hooajatöötajate arv Eestis ligikaudu 30%. Et sarnaselt teiste Euroopa riikidega kehtestas ka Eesti erinevaid erimeetmeid, et leevendada negatiivset mõju hooajatööst sõltuvatele sektoritele. Nii näiteks võeti vastu erisus, mille alusel võimaldati eriolukorra ja reisipiirangute alguses seaduslikult riigis viibinud välismaalastele, kes töötasid hooajalistel tegevusaladel, lihtsustatud tingimustel jätkata tööd ja jääda Eestisse põllutööde kõrghooaja lõpuni. Samuti hakati Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Töötukassa vahelise koostööna pakkuma töövahendust lühiajaliselt riigis viibivatele välistöötajatele, kes olid koroonapandeemia põhjusel kaotanud töö. Et siis viia paremini kokku tööjõu pakkumine ja hooajalise tööjõu vajadus. Teine teemavaldkond, millel peatuksin, on rahvusvaheline kaitse. Et 2020. aastal oli ÜRO pagulaste ülemvoliniku hinnangul sundrändest mõjutatud maailmas ligikaudu 80 miljonit inimest, ehk umbes 1% kogu maailma rahvastikust. Et neist 26,4 miljonit olid pagulased. 2/3 maailma pagulastest pärines 2020. aastal 5 riigis: Süüria, Venezuela, Afganistan, Lõuna-Sudaan ja Myanmar. Enim uusi varjupaigataotlejaid tuli 2020. aastal just Venezuelast, kuid kõige kiiremini kasvab UNHCR-i hinnangul põgenike koguarv Aafrikas, seehulgas Saheli piirkonnas, Mosambiigis ja Etioopias. Et ligikaudu 85% maailma pagulastest ja kaitset vajavatest inimestest oli mulluga koondunud arengumaadesse. Et seejuures 73% jäävad naaberriiki ning vaid 27% otsib kaitset kaugemalt. 2020. aastal esitati rahvusvahelise kaitse taotlusi Euroopa Liidu 27 riigis 472 000, mida oli ligikaudu 32,5% vähem kui aasta varem. Enim rahvusvahelise kaitse taotlusi esitati jätkuvalt Saksamaal, 122 000. Saksamaale järgnesid Prantsusmaa, Hispaania ja Kreeka. Kõige vähem rahvusvahelise kaitse taotlusi esitati Eestis, kellele järgnesid Ungari ja Läti. Varjupaiga taotluste arvu langust mõjutasid suuresti COVID-19 piirangud piiriülesele ja riigisisesele liikumisele, mida rakendati nii Euroopa Liidus kui ka kolmandates riikides. Seda näeb, kui me vaatame muutuseid kuude lõikes, et 2020. aasta esimestel kuudel esitatud taotluste koguarv tegelikult ületas 2019. aastat, kuid pärast esimest viirusepuhangut Euroopas märtsis langes taotluste arv märkimisväärselt. Et alates juunist hakkas koos liikumispiirangute järkjärgulise leevenemisega kasvama ka taotluste arv, kuid ta ei jõudnud uuesti 2019. aasta tasemele. Et mainin ka seda, et kuigi enamikus liikmesriikides rahvusvahelise kaitse taotluste koguarv langes, siis võis leida Euroopast ka paar erandit. Et näiteks taotluste arv kasvas Rumeenias 137,6% ja Bulgaarias 67%. Kuigi Süüria kriisi algusest on tänaseks möödunud 10 aastat, siis jätkuvalt esitatakse kõige rohkem rahvusvahelise kaitse taotlusi just Süüria kodanike poolt, et kellele järgnevad Afganistan ja Venezuela. Et esikümnesse jõudsid mulluga Kolumbia, Iraak, Pakistan, Türgi, Nigeeria, Bangladesh ja Somaalia. Kui taotluste koguarv langes ligikaudu kolmandiku võrra, siis rahvusvahelise kaitse taotluste suhtes tehtud otsuste arv püsis võrdlemisi stabiilne, et langedes vaid 3,7%. 2020. aastal langetati Euroopa Liidu 27 riigis 521 000 otsust. Kaitse anti 212 000 inimesele. Et pagulastaatus anti neist 50,1%-le ja täiendav kaitse 23%-le. Ülejäänud said riikliku kaitse, seehulgas humaansetel alustel.
Kuigi positiivsete otsuste koguarv kasvas võrreldes 2019. aastaga, siis 4. aastat järjest on Euroopas olnud enam negatiivseid kui positiivseid kaitseotsuseid. Positiivsete otsuste osakaalud riigiti aga erinevad väga olulisel määral. Et kui näiteks Šveitsis on 90% kõigist otsustest positiivsed, ehk taotlejatele antakse kaitse, siis Tšehhis, Horvaatias, Poolas on positiivsete otsuste osakaal alla 20%. Eestis on vastav näitaja 37%. Positiivsete otsuste osakaal varieerub olulisel määralgi eri rahvusgruppide lõikes. Et kõige rohkem positiivseid otsuseid oli mullu Venezuela kodanikel, 95%. Samas, kui vaadata taotluste koguarvu poolest esikümnesse jõudnud Nigeeria päritolu taotlejaid, siis kaitse anti vaid 16% kõigist taotlejatest. Peamised lähteriigid mõjutavad olulisel määral ka riikide positiivsete otsuste osakaalusid. Eesti on järjepidevalt olnud rahvusvahelise kaitse taotluste koguarvu poolest viimasel kohal Euroopa Liidu riikide hulgas ning sama trend jätkus ka 2020. aastal. 2020. aastal esitati Eestis 46 rahvusvahelise kaitse taotlust ning kaitse anti 26 inimesele. Seejuures 22 inimest said pagulasstaatuse ja 4 taotlejad täiendava kaitsestaatuse. Kaitsesaajad olid pärit Venemaalt, Türgist, Süüriast, Iraanist ja Eritreast. Kui vaadata nüüd üldisi arenguid, siis möödunud aastal oli peamine prioriteet rahvusvahelise kaitse valdkonnas säilitada juurdepääs varjupaiga menetlusele ning tagada kaitsetaotlejatele tervise ja põhiõiguste kaitse üleilmse pandeemia tingimustes. Et aprillis avaldas Euroopa Komisjon teatise, millega andis liikmesriigile erinevaid praktilised suunised, kuidas tagada ühtse Euroopa varjupaigasüsteemi järjepidevus ja toimimine. Et nende seas olid muu hulgas üleskutse muuta taotluste esitamist, menetlemist ja informatsiooni jagamist võimaluste piires veebipõhiseks, võimaldada menetlejatele turvaline kaugjuurdepääs asjakohastele infosüsteemidele, laiendada tervisekontrolli ja muud. Pandeemiast tulenevalt tehti eelkõige muudatusi taotluste esitamise korras, et muu hulgas võimaldades seda teha just kontaktivabalt ja ajutiselt leevendades ka erinevaid tingimusi, mis siis puudutasid näiteks sõrmejälgede andmist. Ja seda just distantsilt. Et üldjuhul oli tegemist eelkõige operatiivsete ja ajutiste muudatustega, millega ei kaasnenud seadusmuudatusi. Paljud liikmesriigid viisid sisse mitmesuguseid muudatusi ka majutus- ja kinnipidamisasutustes, et siis tagada sealsete elanike kui ka töötajate turvalisus. Et mõned liikmesriigid avasid uusi, seehulgas ajutisi majutusasutusi või võtsid kasutusele varasemalt 2015. ja 2016. aasta rändekriisi ajal kasutatud keskused. Teised tegid muudatusi olemasolevatesse keskustesse, et siis hajutada elanikke paremini ning võimaldada eneseisolatsiooni nõuete täitmist. Ja see prioriteediks oli ka soodustada näiteks perekondade majutamist kinnipidamisasutuste väliselt. Euroopas toimus aga ka arenguid rahvusvahelise kaitse valdkonnas, mis polnud seotud COVID-19 kriisiga. Et liikmesriigid on varasemast näiteks hakanud palju rohkem pöörama tähelepanu välismaalaste edukamale lõimumisele juba varjupaiga menetluse ajal. Vaid paar aastat tagasi ei peetud seda üldjuhul vajalikuks, sest suur osa kaitsetaotlejaid ei saa rahvusvahelist kaitset ning siis mõeldi sellest sel viisil, et milleks luua neid emotsionaalseid sidemeid vastuvõtva riigiga ja kulutada ressursse. Tänaseks on see suhtumine aga täielikult muutunud, et varajast lõimumistegevuste puudumist nähakse probleemina nende inimeste jaoks, kes saavad kaitse ning ühe võimaliku põhjusena, miks siis nad hiljem ja pikas perspektiivis jäävad ühiskonnast eraldatuks. Teiseks laiemaks trendiks oli kaitsetaotlejatele ja selle saajatele suunatud erinevate teenuste koondumine ühe katuse alla. Ehk niinimetatud rahvusvahelise kaitse one-stop shopide avamine. Seda tehti näiteks Saksamaal, Luksemburgis, Norras. Norra uus vastuvõtukeskus tõigi teeninduspunktid
kõikide asjakohaste ametite ja politsei omad ühe katuse alla, et kiirendada taotluste menetlemist, toetada suurema tõenäosusega kaitse saavate inimeste varast integreerimist ja ka lihtsustada tagasisaatmist vajadusel. Et Saksamaa on seda tegelikult teinud juba mitmed aastad ning kokku on neil tänaseks sarnasel põhimõttel töötavaid keskuseid 16. Mullu avati kaks uut keskust Hamburgis ja Baden-Württembergi liidumaal. Olulise muudatusena Eestis võib aga välja tuua selle, et 2020. aastal võeti üle naasmisdirektiivi artikkel 18 ja tehti ka muid muudatusi, mis võimaldavad olukorras, kus riiki saabub erakordselt suur hulk ebaseaduslikke sisserändajaid või rahvusvahelise kaitse taotlejaid kohaldada ajutiselt erisusi sisserände paremaks haldamiseks. Et hädaolukorraks loetakse Eestis situatsiooni, kus siis saabub siia ootamatult vähemalt 3000 välismaalast mitmekümnestest inimestest koosnevates gruppides. Vastavalt seaduse muudatustele on hädaolukorras lubatud teatud erisused. Näiteks ebaseaduslikult riiki sisenenud välismaalasi on võimalik kohtu loal kinni pidada kuni 7 päeva esmaste toimingute tegemiseks. Lisaks võib välismaalast kinni pidada ka väljaspool kinnipidamiskeskust, näiteks politsei arestimajas, kuid mitte vanglas. Ja piirata ajutiselt teenuste hulka ja perekondade majutamisel teatavaid privaatsuse tagamise nõudeid. Lisaks võib hädaolukorra ajal ja juhul, kui välismaalase asukoht pole teada, PPA jätta tavapärased haldusakti või menetlusdokumendi kättetoimetamise viisid kohaldamata. Et selle asemel ta võib avaldada oma veebilehel rahvusvahelise kaitsetaotluse numbri ja menetlusdokumendi või taotluse otsuse ning selle lugeda piisavaks, et haldusakt või menetlusdokument on välismaalasele kätte toimetatud. Kolmas teemavaldkond, millele ma keskenduksin, on kohanemine, lõimumine ja kodakondsus. Et väliskogukondade edukas kohanemine ja lõimumine on muutunud üha olulisemaks prioriteediks nii Euroopa Liidu tasandil kui ka kõigis liikmesriikides. Ja olulist rolli on selles mänginud just see, et viimasel aastakümnel on sisseränne Euroopa Liitu kasvanud, mistõttu on Euroopas elavad väliskogukonnad järk-järgult aina suurenenud. Et väljaspool Euroopa Liitu on Eurostati andmetel sündinud umbes 34 miljonit Euroopa Liidu elanikku. See tähendab siis umbes 8% kogu EL-i elanikkonnast. Et näiteks Saksamaal elab üle 15 miljoni välismaalase, Prantsusmaal 8,5 miljonit, Hispaanias 7. Eestis on nende arv ligikaudu 200 000. Et kogukondade suurusest annab aimu see, kui me vaatame ka kehtivate elamislubade koguarve. 2020. aasta alguses elas Euroopa Liidu 27 riigis ligi 20,3 miljonit välismaalast, kellest ligi 19 miljonil oli vähemalt aastase kestusega, seehulgas tähtajatu elamisluba. Oluline on siinkohal märkida seda, et ligi 3/4, 72% neist elas vaid 4 riigis: Saksamaal, Itaalias, Hispaanias ja Prantsusmaal. Teiste Euroopa riikide väliskogukonnad on ehk koguarvude poolest madalamad, kuid sellest hoolimata on pea kõikides riikides need arvud näidanud kasvutrendi. Et võrreldes 2015. aasta algusega olid viimase 5 aasta jooksul kogukonnad kasvanud kõige kiiremini Ungaris 476%, Horvaatias 468%, Maltal, Poolas ja Slovakkias. Ainult 3 liikmesriigis olid need selle perioodi vältel kahanenud: Itaalias, Eestis ja Lätis. Eestis ja Lätis on langus aga olnud tingitud eelkõige pikaajalise elaniku elamisloa alusel riigis viibivate määratlemata kodakondsusega isikute ehk niinimetatud halli passi omanike arvu vähenemisest. Et hoolimata koguarvude kasvust, hoolimata sellest, et ränne toimub, üha rohkem me näeme talendirännet, on fakt ka see, et kolmandate riikide kodanikud leiavad end jätkuvalt ebasoodsast olukorrast võrreldes kohaliku elanikkonnaga. Et kui Euroopa Liidu 27
riigis on vastava riigi kodanikest vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ohus keskmiselt 19,6%, siis kolmandate riikide kodanike hulgas oli see näitaja Euroopas lausa 38%. Olulisi erinevusi vastava riigi ja kolmandate riikide kodanike vahel näiteks leibkonna sissetulekutes ning töötuse näitajates võib samuti näha. Seejuures tuleks märkida seda, et ebavõrdsus on tihtipeale tuntavam paljudes jõukamates ja pikema rändeajalooga liikmesriikides, näiteks Rootsi, Prantsusmaa, Belgia, aga ka Lõuna-Euroopa riikides nagu Kreeka ja Hispaania. Ka Kesk- ja Ida-Euroopa liikmesriikides esineb ebavõrdsust, kuid näiteks sissetulekute erinevused on vähem tuntavad. Vajadus panustada kohanemise ja lõimumise tegevustesse on sellest hoolimata kõikjal. Et rändetaustaga inimesed mängivad nii Eesti kui ka Euroopa majanduses ja ühiskonnas olulist rolli. Ning nende panuse on muutnud veel ilmsemaks COVID-19 kriis. Näiteks paljud arstid, õed, hooldustöötajad ja teiste kriitiliste teenuste osutajad, kes aitasid kaasa kriisi haldamisele, olid tihtipeale välismaalased. Teadusuuringute ühiskeskus leidis, et 2020. aastal oli 13% kõigist eesliini töötajatest just uussisserändajad, kes samal ajal olid pandeemia ajal just kõige haavatavamas positsioonis. Et paljudel uussisserändajatel puudus juurdepääs kõigile riiklikele COVID-19 tugimeetmetele. Et elati tingimustes, kus sotsiaalne distantseerumine oli raskendatud ning töötati töökohtadel, kus kokkupuude viirusega suurem, näiteks eesliinil, nagu sai mainitud, ning kaugtöö võimalused olid tihtipeale ka nendel erialadel piiratud. Lisaks sellele on sisserändajad tihtipeale majanduskriisidest tunduvalt rohkem mõjutatud kui püsielanikkond, mistõttu ka pandeemiaga kaasnenud majandusmõjud olid kõige tuntavamad väliskogukondades. Sellest tulenevalt pöörasid paljud Euroopa riigid varasemast enamgi tähelepanu välismaalaste vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ohu vähendamisele. Raske majandusliku olukorra leevendamiseks laiendasid mitmed liikmesriigid kolmandate riikide elanike juurdepääsu erinevatele tugiteenustele, taskukohastele eluasemetele ja tervisekindlustusele. Üheks pikaajaliseks trendiks kohanemise ja lõimumise vallas on kohalike omavalitsuste ja linnade kasvav roll lõimumistegevuste elluviimisel. Selles vallas jätkusid arengud ka 2020. aastal. Lisaks sellele, et kohalikele omavalitsustele anti suurem vastutus lõimumispoliitikate ja tegevuste kujundamisel, loodi näiteks Austrias koostöös UNESCO-ga rahvusvaheline inimõiguste kohalikul ja piirkondlikul tasandil edendamise keskus. Et uue keskuse üheks eesmärgiks on muuta linnad ja inimasulad kaasavamaks, ohutumaks ja jätkusuutlikumaks rändetaustaga inimeste jaoks. Eestis aga alustasid Siseministeerium ja Tallinna linn koostööd töötamaks välja tegevused, kuidas toetada uussisserändajate kohanemist pealinnas. Kultuuriministeerium aga avaldas juhendmaterjalid kohalikele omavalitsustele seoses kohanemise ja lõimumise teenustega. Integratsiooni sihtasutuse eesvedamisel valmis aga kohanemise ja lõimumisteenuste veebikeskkond Linda, mis on suunatud välismaalastega tegelevatele ametnikele. Veebikeskkonnas saab tutvuda erinevate tugiteenustega ning leida lahendusi kohanemist ja lõimumist soodustavatele olukordadele. Olulist rolli rändetaustaga inimeste sotsiaalmajandusliku ja sotsiaalse tõrjutuse olukorra parandamisel on tavapäraselt mänginud aga sihtriigi kodakondsuse võtmine. Mistõttu tahaksin kiiresti peatuda ka sellel teemal, et pikema perioodi jooksul on naturalisatsiooni mahud paljudes Euroopa liikmesriikides olnud suhteliselt stabiilsed. Viimased andmed on meil 2019. aasta kohta, millal naturaliseeriti Euroopa Liidu 27 riigis 706 000 kolmanda riigi kodanikku. Kõige rohkem võeti kodakondsus Saksamaal, Itaalias, Prantsusmaal ja Hispaanias. Madalaimad arvud olid Leedus ja Slovakkias. Väikeriigina on ka Eestis näitajad ootuspäraselt ühed Euroopa madalamad. 2020. aastal anti Eesti kodakondsus naturalisatsiooni korras 763 isikule,
Nende hulgas oli enam määratlemata kodakondsusega isikuid, kellele järgnesid Venemaa Föderatsiooni, Ukraina, Armeenia ja Pakistani kodanikud. Möödunud aastal toimus Euroopas kodakondsuse valdkonnas võrdlemisi vähe arenguid ning paljud riigid prioritiseerisid COVID-19 kontekstis muid teemasid. Muudatused, mis toimusid, olid üldjuhul protseduurilised, kuid mõnel pool tehti ka muudatusi tingimustes. Näiteks Läti ja Portugal lihtsustasid kolmandate riikide kodanikele sündinud laste juurdepääsu kodakondsusele. Portugal näiteks annab sünnijärgse kodakondsuse nendele riigis sündinud kolmandate riikide kodanike lastele, kelle vanemad on vähemalt aasta seaduslikult riigis elanud. Ühe teemana tooks ka välja selle, et mullu kaotasid nii Malta kui ka Küpros oma vastuolulised kuldse passi skeemid. 2020. aasta sügisel avaldati Al Jazeera poolt salajase uurimise tulemusena koostatud reportaaž korruptsioonist Küprosel, kus siis riigi tipp-poliitikud müüsid kodakondsust isikliku kasu eesmärgil. Selle tulemusena käivitas Euroopa Komisjon rikkumismenetluse nii Küprose kui ka Malta vastu, kus neid riike süüdistatakse Euroopa Liidu aluslepingu rikkumises, Euroopa Liidu kodakondsuse õõnestamises ning teiste liikmesriikide julgeoleku ohustamises. Kuigi Malta ja Küpros peatasid sügisel kuldse passi skeemid, siis süüdistas komisjon 2021. aasta suvel neid riike siiski varem esitatud taotluste jätkuvas menetlemises. Viimane teemavaldkond, mida käsitleksin, on ebaseaduslik ränne ja tagasisaatmine. Ebaseaduslikud piiriületused on Euroopa Liidu välispiiril alates 2015. aastast näidanud pidevat langustrendi. Ning 2020. aastal langesid koguarvud madalaima tasemeni alates 2013. aastast. 2020. aastal registreeriti kokku 125 226 ebaseaduslikku piiriületust piiripunktide vahelisel alal, mida oli 11,7% vähem kui aasta varem ning ligi 14,5 korda vähem kui 2015. aastal, mil rändekriis saavutas oma haripunkti. Jätkuvalt toimus enim piiririkkumisi Vahemerel. Et antud joonis kujutabki ebaseaduslikke piiriületusi Euroopa Liidu välispiiril. Mullu võis näha mitmeid muutusi eri rändekoridoride aktiivsuses. Türgis ja Kreekas COVID-19 tulemusena kehtestatud liikumispiirangud mõjutasid olulisel määral Ida-Vahemere rändekoridori aktiivsust. Sellel suunal registreeriti 75,7% vähem ebaseaduslikke piiriületusi kui aasta varem. Kõige kiiremini aga kasvas Lääne-Aafrika rändekoridor, kus 2020. aastal kasvas registreeritud piiririkkumiste koguarv lausa 8,5 korda. Mahtude hüppelisele arvule aitas kaasa see, et smuugeldajad kasutavad siin tunduvalt suuremaid ookeanisõitu võimaldavaid laevu. Et Lääne-Aafrika rändekoridori all me mõtleme just suundamis on eelkõige Kanaari saarte suunas. Ja kuna see on ookeanisõit, siis need laevad, mis seal liiguvad, on tunduvalt suured ja seeläbi ka koguarvud on suuremad võrreldes Vahemerega. Kõige rohkem ebaseaduslikke piiriületusi toimus 2020. aastal Kesk-Vahemere ehk Liibüa rändekoridori kaudu. Eelnevatel aastatel kahanes see rändekanal kiiresti, sest Liibüa ja Itaalia suunalised mereületused muutusid aina keerulisemaks ja kallimaks. Et vahemikus 2017–2019 langes ebaseaduslike piiriületuste arv seal ligi 8,5 korda. Et 2020. aastal see rändekoridor aga taas aktiveerus. Et koguarvude kasvu taga on Tuneesias viimastel aastatel süvenenud poliitiline ebastabiilsus ja majanduslik ebavõrdsus, mis siis innustabki noori liikuma Euroopa suunas. Et 2020. aastal oligi ligi 87% kõigist Kesk-Vahemere rändekoridori kaudu Euroopa Liidu pürgijatest just tuneeslased. See on aga muret tekitav, sest Kesk-Vahemere rändekanal on kõige ohtlikum Vahemere rändekoridor, kus on läbi aegade olnud kõige rohkem hukkunuid.
IOM-i andmetel hukkus Vahemerel 2020. aastal kokku 1417 rändajat, neist 983 suri just Kesk-Vahemere ületamisel. Ebaseaduslike piiriületuste koguarvu kahanemisele on viimastel aastatel kaasa aidanud tihe koostöö kolmandate riikidega ning Frontexi võimekuse kasv ebaseadusliku rände tõkestamisel. Samas on paljud ebaseaduslikult Euroopa Liidus viibivad isikud algselt siia jõudnud seaduslikult, näiteks turismiviisaga, kuid jäänud regiooni pikemaks ajaks, kui oli ette nähtud ja kaotanud seeläbi Euroopa Liidus viibimise seadusliku aluse. Et sellest tulenevalt on ebaseaduslikult Euroopa Liidu riikides viibivate isikute koguarvud tihtipeale kõrgemad kui ebaseaduslike piiriületuste koguarvud. Ehkki 2020. aastal avastati võrreldes eelneva aastaga 11,2% vähem ebaseaduslikult Euroopa Liidu aladel viibivaid isikuid, oli see osaliselt mõjutatud erinevatest pandeemiast tulenevatest piirangutest, mis vähendasid Euroopasse tulnud inimeste koguarvu, aga ka raskendasid välismaalaste identifitseerimist. Et 2020. aastal avastati sellest hoolimata 557 000 kolmanda riigi kodanikku, kellel polnud seaduslikku alust Euroopa Liidus viibida. Et kõige rohkem identifitseeriti neid Saksamaal, Prantsusmaal, Ungaris, Hispaanias ja Kreekas ja enim oli nende hulgas Ukraina, Süüria ja Maroko kodanikke. Inimsmuugeldajate roll ebaseadusliku rände võimaldamisel on viimaste aastatega aina kasvanud, mistõttu oli tegemist ka prioriteetvaldkonnaga 2020. aastal. Et Euroopa Liidu tasandil jätkus töö uue tegevuskava väljatöötamisega. Et tegevuskavaga loodetakse tugevdada operatiivkoostööd ja teabevahetust liikmesriikide ja Euroopa Liidu õiguskaitseorganite vahel, et tabada ja lõhkuda inimsmuugeldajate võrgustikke. Operatiivkoostöö hõlmab valdkondi nagu finantsuurimine, kriminaaltulu jälitamine, dokumendipettus ja digitaalne smuugeldamine. Senisest suurem rõhuasetus on kolmandate riikide ametiasutustega koostöö tõhustamisel nii lähte- kui transiitriikides. Koostöö Euroopa Liidu vahel on toimunud inimsmuugeldamise valdkonnas juba pikka aega ning mitmeid uusi tegevusi alustati ka möödunud aastal. Et ühe näitena võib näiteks tuua selle, et tagada jätkuv koostöö inimsmuugeldamise valdkonnas peale Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust lõid Prantsusmaa ja Ühendkuningriik ühise operatiivüksuse, mille eesmärgiks on koguda infot inimsmuugeldamise kohta, nende võrgustike kohta ja toetada kriminaaluurimist mõlemas riigis. Et ülesannete täitmiseks võib see üksus vabalt tegutseda mõlema riigi territooriumil. Eelmisel aastal käivitasid paljud liikmesriigid ka uusi projekte ja koostöötegevusi kolmandate riikidega. Et valdav enamus koostöötegevusi olid seotud lähteriikide võimekuse tõstmisega ebaseadusliku rände ennetamisel. Hispaania oli liikmesriikidest aga ehk kõige aktiivsem ning nad käivitasid ühisprojekte Mauritaania, Maroko, Senegali ja Gambiaga. Need hõlmasid nii regulaarselt läbi viidud piirivalve ühisoperatsioone kõigis riikides, tehniliste vahendite soetamist kui ka uute operatiivprotseduuride väljatöötamist, näiteks Senegalis, et võimaldada paremat infovahetust inimsmuugeldamise ja ebaseadusliku rände vallas Hispaania ja lähteriigi vahel. Paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides on seaduslike rändekanalite kuritarvitamine jätkuvalt murekohaks, mistõttu väärkasutamise ennetamine ja tuvastamine olid mullu samuti prioriteetsed. Põhilised arengud 2020. aastal keskendusid enamasti kontrolli tõhustamisele, seehulgas distantsilt ning seadusliku sisenemise reeglite ja kriteeriumite selgitamisele. Paljud arengud väärkasutamise ennetamisel ja tuvastamisel töörände valdkonnas olid ebaseadusliku riigis viibimise kõrval otseselt seotud ka riikide tegevustega sotsiaalse dumpingu piiramisel. Seaduslike rändekanalite kuritarvitamisele töörändest näiteks võivad aidata kaasa tihtipeale ka tööandjad, kes palkavad ebaseaduslikult riigis viibivaid ja töötavaid välismaalasi, et hoida tööjõumaksude pealt kokku või saada muud rahalist kasu. Et sellest tulenevalt on mitmed seaduslike rändekanalite väärkasutamise ennetamisega seotud tegevused liikmesriikides suunatud just probleemsete tööandjate vastu.
Et Eestis näiteks jõustusid 2020. aasta juulis seaduse muudatused, mille eesmärk on tõkestada Eestis töötamise reeglite eiramist ning tagada, et Eestis töötavate välismaalaste töötasu pealt makstav tulumaks laekub Eestisse ja seda saab kasutada Eesti ühiskonna hüvanguks. Seaduse muudatuse kohaselt vastutab välismaalase töötamise seaduslikkuse ja selle tõendamise eest edaspidi see ettevõte Eestis, kes välismaalase tööst ka reaalselt kasu saab. Et see kohustus laieneb ka renditööjõudu kasutavatele ettevõtetele. Tagasisaatmine on aga peamine viis, kuidas tasakaalustada ebaseaduslikku sisserännet ning saata seadusliku aluseta Euroopas viibivad välismaalased tagasi päritoluriiki või mujale, kus neil on siis seaduslik alus viibida. Et möödunud aasta muutis ka tagasisaatmise varasemast keerukamaks. Nii nagu COVID-i piirangud raskendasid sisserännet Euroopasse, siis muutsid ülemaailmsed liikumispiirangud raskemaks ka siit lahkumise, põhjustades nii lahkumisettekirjutuste kui ka tegelike tagasipöördumiste koguarvus märgatava languse. 2020. aastal tehti Euroopa Liidu 27 riigis kokku ligikaudu 396 000 lahkumisettekirjutust, mida oli 19,3% vähem võrreldes 2019. aastaga. Täide viidud lahkumisettekirjutuste arv aga langes lausa 50,7% 70 000-le. Enim lahkumisettekirjutusi tehti mullu Alžeeria, Maroko ja Albaania kodanikele. COVID-19 tulemusena on paljudes liikmesriikides kasvanud ka ettekirjutuste täideviimisel mahajäämus või niinimetatud backlog ning lähiaastatel pole suure tõenäosusega võimalik tagasisaatmiste koguarvu olulisel määral kasvatada. Et seda eelkõige seetõttu, et paljudes riikides, kuhu kolmandate riikide kodanikud peaksid tagasi pöörduma, on viirusnäitajad väga kõrged ning vaktsineerimine alles algusjärgus. Võrreldes paljude teiste liikmesriikidega oli COVID-19 mõju tagasisaatmise valdkonnale Eestis võrdlemisi väike. 2020. aastal tehti Eurostati andmetel Eestis 1235 lahkumisettekirjutust, mida oli 45 võrra rohkem kui aasta varem. Samas täide viidud lahkumisettekirjutuste koguarv vähenes, kuid mitte oluliselt. Kokku teostati 995 tagasisaatmist. Enim lahkuti Ukrainasse, kellele järgnesid Venemaa ja Moldova. Sarnane esikolmik oli ka möödunud aastal või 2019. aastal. Lahkumisettekirjutustest ligi 90% oli vabatahtliku lahkumiskohustusega. Sundtäidetava lahkumisettekirjutuste osakaal kahanes aastaga ligi 48%. Et täideviimisi raskendasid eelkõige sarnaselt teistele riikidele koroonapandeemiaga kaasnevad mobiilsuspiirangud. Tagasisaatmismenetluste tõhustamise ja tulemusliku parandamise eesmärgil viis enam kui kolmandik kõikidest liikmesriikidest sisse muudatusi nii siseriiklikesse regulatsioonidesse kui ka praktikatesse. Saksamaa näiteks võttis vastu seadusmuudatuse liidumaade ülese keskse andmekogumise võimaldamiseks, eesmärgiga aidata kaasa eri tagasisaatmistegevuste koordineerimisele ning ressursside kokkuhoidmisele. Valdav enamus liikmesriike tegi muudatusi ka seoses COVID-19 pandeemiaga. Suur osa muudatusi oli seotud sellega, et tagada nii töötajate kui ka tagasisaadetavate isikute turvalisus tagasisaatmistegevuste raames ning reisipiirangute ja piiride sulgemisega seotud katsumustega parema toimetulemisega. Pikendati näiteks lahkumisettekirjutuste tähtaegu, muudeti reegleid kinnipidamisasutustes ja väljasaatmiskeskustes ning kehtestati testimise ja karantiininõudeid. Viimastel aastatel on paljud riigid rõhutanud vajadust soodustada vabatahtlikku tagasipöördumist sunniviisilise väljasaatmise asemel. Sama trend jätkus ka möödunud aastal. Näiteks Belgia, kus uus koalitsioonivalitsus seadis tagasisaatmise valdkonna ja selle reformimise üheks oma valitsuse prioriteetteemaks ning muutuste keskse alustalana nähakse digitaliseerimise kõrval just vabatahtliku tagasipöördumise mahtude juurdepääsu suurendamist. Sellega seoses pikendati mullu Belgias ka taasintegratsiooniprogrammide kestvust 12 kuult 18-le. Tšehhi ja Norra laiendasid aga toetatud vabatahtliku tagasipöördumise programmidele kvalifitseeruvate isikute rühmasid.
Lõpetuseks aga tahaksin ma lühidalt peatuda peamistel tuleviku väljakutsetel nii Eestis kui ka Euroopas, ehk mis teemadel tuleks siis lähiaastatel silm peal hoida. Ja ma keskenduksin 3 valdkonnale. Esiteks piiride bioturvalisus ja kõigi riigis viibivate isikute tervishoiu tagamine. Et alates 2020. aastast on Euroopas tehtud bioturvalisuse tagamiseks mitmesuguseid muudatusi rände ja rahvusvahelise liikumise reguleerimisel. Samal ajal, kui meil jätkuvad debatid siseriiklike piirangute ja tervisenõuete osas, siis lausa poolmärkamatult on samad nõuded muutunud piirirežiimide keskseks osaks. Piiriületuse eelduseks on muutunud haigusnähtude puudumine ning vaktsineerimispassi või muude vastava riigi poolt nõutud tervisetõendite olemasolu. Et kui algselt tihtipeale loodeti, et vaktsiin on justkui see imerohiga nende kõigi piirangute vastu, siis nüüdseks on mõistetud, et pandeemia lõpp on veel suhteliselt kaugel. Et 2021. aasta alguseks oli enamus maailma riikidest alustanud läbi ajaloo suurimat vaktsineerimiskampaaniat, kuid COVID-19 viiruse kiire muteerumine koosmõjus siis madala vaktsineerimistasemega eri kogukondades, kas siis tulenevalt vaktsiinide ebaühtlasest jaotusest riikide vahel, see tähendab, et need on koondunud eelkõige arenenud riikidesse, kui ka elanikkonna vaktsiiniskeptilisusest soodustavad uute ohtlikumate tüvede teket. Ja mida see tähendab rände kontekstis on see, et sellest tulenevalt mõtlevad riigid selle peale, kuidas tõsta oma riikide piiride bioturvalisust ka pikemas perspektiivis. Et arutelud on alanud seoses uute teabevahetussüsteemide arendamisega, kuhu siis rahvusvahelised reisijad hakkaksid sisestama tõendatavaid andmeid oma viimase 14. päeva reisimiste ja tervisliku olukorra kohta. Taolised arendused jääksid suure tõenäosusega nii-öelda ennetava meetmena siiski ka paika, kui pandeemia ise lõpeb. Bioturvaliste piiride kõrval on aga vaja laiemalt mõista ka seda, et rahva tervis tegelikult peab hõlmama sisserändajaid ja kõiki riigis ajutiselt viibivaid isikuid. Et see on eriti nähtav, et üheks probleemiks on näiteks muutunud turvaliste tingimuste tagamine pagulaslaagrites. Et hügieenitingimused ülerahvastatud pagulaslaagrites on olnud juba varasemalt probleemiks, kuid pandeemiaga on olukord muutunud ohtlikuks mitte ainult laagrite elanikele, vaid tegelikult laiemale kogukonnale, sest need on viljakaks pinnaseks viiruse mutatsioonidele. Aga see pole siiski teema, mis puudutab ainult rahvusvahelise kaitse saajaid, vaid ka inimesi, kes saabuvad riikidesse töörände eesmärgil. Et näiteks haruldased pole lood, kus välistöötajad leiavad end Euroopas või mujal arenenud riikides olukorrast, kus neil puuduvad turvalised elamis- ja töötamistingimused. Et ühe näitena siinkohal võib tuua näiteks Singapuri, kus möödunud aasta lõpus leiti, et välistöötajate hulgas oli koroona levik ligi 3 korda kõrgem. Et 2020. aasta lõpuks oli 47% kõigist välistöötajatest olnud mingil hetkel nakatunud koroonasse. Ja see tähendab siis seda, et tulevikus peavad riigid varasemast enam mõtlema sellele, kuidas laiendada tervishoiuteenuseid ja arstiabi välismaalastele. Kuidas seda teha ka viisil, et see ei mõjuks riiklikele süsteemidele laastavalt. Et COVID-19 pandeemia on näidanud, et üldise rahvatervise tagamine pole võimalik ilma kõigi riigis viibivaid inimesi arvesse võtmata. Teiseks teemaks on see, et kas me elame uue pagulaskriisi ootuses. Et erinevalt teistest rändevoogudest, mille koguarvudes näeme eri piirangute ja COVID-19 pandeemia tulemusena langust, ei näidanud põgenike arvu kasv aga aeglustumise märke. Samas võis mullu aga näha olulist langust rahvusvahelise kaitse taotluste arvus ja kaitse andmise protsendis, eriti Euroopas. Lisaks COVID-19 pandeemiaga kaasnenud piiride sulgemisel on mõjutatud viimastel aastatel arvude vähendamist mõjutanud ka erinevad poliitikamuutused, et eelkõige aina laialdasem rahvusvahelise kaitse ja rändehalduse eksternaliseerimine.
Euroopa Komisjon on ebaseaduslike piiriületuste tõkestamise eesmärgil teinud laialdasi investeeringuid Euroopa Liidu naabruspoliitikasse ja naabrite rändehaldussüsteemidesse, et luua kolmandatest riikidest nii-öelda puhvertsoon, mis siis aitaks peatada vähemalt osa Euroopa-suunalisest rändevoost. Et selle tulemusena võiski näha seda, et paljud Euroopa suunas liikunud põgenikud leidsid end pandeemia eel ja ajal Euroopa Liidu naaberriikide juurest lõksust, ilma võimaluseta edasi liikuda. See aga ei tähenda, et paljude soov jõuda Euroopas oleks kuskile kadunud, et Euroopa lähiümbruse kriisid pole näitamas lahenemismärke, vaid pigem ebastabiilsus suureneb. Et heaks näiteks on siin 2021. aasta suvel alanud Afganistani poliitiline kriis, kus võimu haaras Taliban, kelle režiimi eest põgenemine lahvatas regioonis ka uue pagulaskriisi, mille täismõju pole veel jõudnud Euroopasse. Sõjalistele ja poliitilistele kriisidele lisanduvad aga ka nii kliimamuutused kui ka COVID-19 majandusmõjudega kaasnevad rändevood. Et näiteks Maailmapanga hinnangul langeb koroonapandeemia mõjul absoluutsesse vaesusesse ligi 150 miljonit inimest. Ning seda eelkõige just nendes riikides, kus juba praegu on kõrged vaesusnäitajad, näiteks paljudes Aafrika riikides. Need arengud kasvatavad väljarände survet eelkõige nendes riikides, mis on juba täna Euroopa suunalise rände lähteriigid. Et kolmandad puhverriigid võivad neid rändevoogusid ajutiselt peatada, kuid see pole iseenesest jätkusuutlik lahendus. Et kuigi rahvusvahelise kaitsega seonduvad surved on viimastel aastatel ehk vähenenud, siis see on natuke petlik ning praegu on sobiv aeg Euroopa riikidel valmistuda järgmiseks võimalikuks rändekriisiks. Viimane trend, millele juhiks tähelepanu, on rände kasvav roll välispoliitikas. Et ränne ja välispoliitika on alati olnud seotud, kuid rände juhtimine ja haldus on muutumas kriitiliseks poliitiliseks hoovaks rahvusvahelistes suhetes. Et heaks näiteks on siin Euroopa Komisjoni uue rände- ja varjupaigaleppe ettepanekud, et komisjon plaanib edaspidi välisvahendite eraldamisel kolmandatele riikidele võtta rännet süsteemsemalt prioriteedina arvesse. Et uue leppega plaanitakse tuua rändedimensioon sisse kõikidesse koostöövaldkondadesse, seehulgas arengukoostöö, kaubandus, põllumajandus, energeetika, keskkond ja haridus. Aga rände kasvav roll ei peegeldu ainult koostöös, vaid rändevooge kasutatakse ka pahatahtlikel eesmärkidel ja ilmne näide on siin 2021. aastal Leedu ja Valgevene piiril lahvatanud rändekriis, kus piirile on kogunenud tuhanded isikud, et eelkõige Iraagi taustaga, kes soovivad piiri ületada. Enamus neist pole piirile jõudnud iseseisvalt, vaid tõendid viitavad sellele, et tegemist on Valgevene poolt suunatud hübriidrünnakuga. Olukord piiril on piirnevate riikide nagu Leedu ja Poola piirivalvestruktuurid ja vastuvõtukeskused ülekoormanud ning seeläbi seadnud ohtu julgeolekustruktuuride toimimise. Aga oluline aspekt, millele ehk nii palju võid pöörata tähelepanu, eriti praegusel hetkel, on see, et lisaks muudab taoline rändajate kasutamine välispoliitilise relvana mõjutatud isikute elud ja heaolu teisejärguliseks. Et kuigi osa migrante, kes jõuavad Valgevene piirile, on õnneotsijaid, siis on nende hulgas kindlasti ka isikuid, kes vajavad tegelikult kaitset. Ja selle teemaga ma tegelikult sooviksin ka tänase esitluse kokku tõmmata. Et kindlasti ma ei jõudnud katta kõiki teemasid, mida rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport kajastab. Mistõttu tuletan veel kord meelde, et raport on kättesaadav EMN Eesti veebilehelt ja ma innustan seda ka lugema. Et seal tuuakse paremini välja erinevad seadusliku rände teemad, õpiränne, pereränne ja ka muu. Aga nüüd ma võib-olla liiguksin küsimuste poole, et nendele vastata. Et esimese küsimusena, et kas on teada paljud D-viisade saajatest edaspidi saavad ka elamisloa ehk jäävad Eestisse ja panustavad majandusse?
millised adaptatsiooni ja integratsiooni meetmed peaks pakkuma just e-viisade omanikele, kaasa arvatud eesti keele õppe osas. Et korraks selles mõttes, mis puudutab seda teemat, et siis väga raske on tegelikult üldjoontes nii Eesti kontekstis kui ka mujal teada, kui neid viisasid vahetatakse elamislubadeks üle. Et me tegelikult neid skoopi väga ei tea. Et näiteks 2020. aastal väljastasid PPA Välisministeerium kokkutöötamise eesmärgil iduettevõtluses 80 viisat, kaugtööd tegemiseks 37, lühiajaliseks töötamiseks 14 144. Et seda, kui palju nendest tegelikult elamisloa said, me ei tea. Kuid ma arvan, et üks asi, millel ma võib-olla ikkagi juhiks ka tähelepanu, on see, et väga oluline on hakata tegelema kohanemis- ja lõimumistegevustega varem. Et korra ma esitluse raames mainisin seda rahvusvahelise rände kontekstis, aga tegelikult see on oluline kõikvõimalike välismaalaste kogukondadega, et see esmane vahetevahel seda kutsutakse niimoodi selliseks kuldseks aknaks, millal tuleks tegeleda kohanemisega, on just esimestel kuudel. Ja kui sel perioodil ei jõuta nende inimesteni, siis võib tegelikult näha pikas perspektiivis suuri probleeme. Üks asi, mille ma võib-olla tooksin välja ka, et eriti kui me räägime töörändest, et siin natukene võib näha erinevat situatsiooni vastavalt töötaja profiilile. Et näiteks talendirände puhul tihtipeale, mida me juba praegu näeme, on see, et tööandja, suur ettevõte, IT-ettevõte võtab väga olulise rolli aidates inimesel kohaneda uue kontekstiga, kuid see ei ole alati teistes valdkondades. Et siin võib-olla üks mõttekoht ka see, et kuidas siis nagu tagada üldised teenused nendele töötajatele, kellel tööandja seda ei võimalda. Ja see puudutab kindlasti ka eesti keele õpet, et keeleõppe puhul ka on see igati adekvaatne, et nad suunata kohanemiskoolitustele esimesel võimalusel. Et see on keeruline teema, et praegu minu teada viisadel olles ei saa seda tuge, kuid ma arvan, et see on kindlasti ressursside võimalusel midagi, mida tuleks kaaluda. Nii, teine küsimus, mille võib-olla vastaks on, et milline mõju on sisserände piirarvul seaduslikule sisserändele Eestis. Et siin võib-olla natukene taustaks siis ütlekski ka seda, et esiteks, et sisserände piirarv eelkõige piirab töörännet. Et sisserände piirarv, mis on peaks olema 1315 eelmisel aastal, et seal on mitmesuguseid erisusi, et väga paljud grupid, näiteks õpirändajad, jäävad sellest välja. Et kindlasti sisserände piirarv mõjutab seaduslikku sisserännet, sest see mõjutab teatud töörändegruppide saabumist. Et ma arvan, et üks asi, mida kindlasti võib-olla, ma soovitan vaadata sellest raportist endast, kus arvud on välja toodud, et seda peegeldab väga hästi see, et kui kiiresti on näiteks kasvanud lühiajalise töötamise koguarvud, et ilmselgelt see huvi seal on olemas, soov tulla Eestisse tööle ja ma arvan ka nagu see nõudlus siin on piisavalt suur. Et praegu on lihtsalt kõik need inimesed suunatud lühiajalise töötamise kanalisse, mis ei ole aga optimaalne lahendus, sest see on ajutine lahendus ning see tekitab mitmesuguseid piiranguid, et just sai räägitud kohanemise küsimuses, aga ka nende rändajate endi elus. See ei ole stabiilne olukord ja ma arvan, et see stabiilsus probleem tekib ka riigil endal. Nii. Kas on teada, mitu välismaalast
oli Eestist tagasi välja saadetud ning mitu neist olid välja saadetud tagasivõtulepingute alusel, tava- ja kiirmenetlus. 2020. aastal tehti ettekirjutus vabatahtlikuks lahkumiseks 1145 isikule, et reaalselt neist lahkus 892. Sunniviisiliselt tehti ettekirjutus 92-le, aga reaalseid lahkujaid oli tegelikult rohkem, 109, kuid siin on hästi oluline, et kui me vaatame neid ettekirjutusi ja reaalselt lahkujaid, siis seal on teatav ajaline nihe. Et mida see ajaline nihe nagu tähendab, on siis, et tihtipeale me ei jõua kohe esimesel hetkel need inimesed ei lähe välja. Neil on teatud periood, millal nad saavad lahkuda ja seetõttu need aastate jooksul arvud erinevad. Nii. Mis valdkonnale peaks Eestis järgmistel aastatel rohkem tähelepanu pöörama? Et kui me vaatame neid erinevaid rändevaldkondi ja siin on väga palju erinevaid teemasid, et näiteks ebaseaduslik ränne, rahvusvaheline kaitse, kõik see, et siiski Eesti puhul kõige rohkem rännet tuleb seadusliku rändekanalite kaudu ja töörändekanalite kaudu. Ning tegemist on kindlasti ka teemaga, mis on meedias väga aktuaalne. Seda osaliselt ka seetõttu, et see tööjõuvajadus, millest varem korraks oli ka juttu, eriti oskustööjõu vajadus, aga üha enam ka teiste töötajate vajadus on kasvamas. Et ma arvan, et kõik need muud teemad on väga olulised, et kriisidega toimetulek on väga oluline, mida praegu me näeme ka meedias kontekstis, mida seal kajastatakse, kuid tegelikult nagu kõige suurem arv sisserändajad on töötajaid. Et korraks hüppan see eelnev küsimus, mis puudutas ka rände piirarvu, ja siis sai mainitud ka neid lühiajalisi töötajaid, et me seal näeme tegelikult kümneid ja kümneid tuhandeid. Et see on lihtsalt teema, mis mõjutab kõige rohkem välismaalasi kui ka siinseid ettevõtteid ja ühiskonda. Nii. Et ma arvan jah, et pigem paratamatult see on tööränne ja seaduslik ränne. Nii. Aga selles mõttes, et tegelikult ka kõikide muude teemadega, et rände puhul ei saa nagu ühte eelistada. Nii. Kuidas te näete EU Blue Cardi tulevikku? Kas seda muudetakse piisavalt, et olla kasulikum ning alternatiivsem tööriistalentide meelitamiseks Euroopa Liidu liikmesriikidele? Selles mõttes kohati õnnetu Euroopa Liidu Blue Card, et ma arvan, et need ettepanekud, mida on seal korduvalt tehtud, et need on juba järjekordselt tasapisi jääma ajale jalgu. Et need praegusel hetkel Blue Cardi puhul lihtsalt need eelised, mida see pakub, on nii madalad võrreldes liikmesriikide oma pakettidega. Et komisjon ei ole veel teinud põhjalikke talendirände süsteemide reformimise ettepanekuid, et see on üks asi, mida komisjon veel on lubanud järgmistes etappides teha, et kevadel ilmus näiteks tagasisaatmise integratsiooni teemal, aga see talendi teema on veel õhus, nii öelda. Aga ma arvan, et lihtsalt praegusel hetkel see EU Blue Card tõenäoliselt süsteemina kui ei hakka toimima. Et liikmesriikide enda poliitikad on palju soodsamad nii rändajale kui ka kohalikule turule, selles mõttes kohalikule liikmesriigile. Et aga juttu on juba aastaid ka käinud erinevate niinimetatud talent pool'i loomised, mis siis oleksid nagu sarnasemad Austraalia või Kanada punktisüsteemidele. Ma arvan, et siin on veel palju mõtlemisruumi, aga et praegusel hetkel siiski ta ei ole toimiv tööriist.
Nii. Vaadates ülemaailmseid vajadusi ja samas Eesti võimekust, siis kas ka Eesti võiks kaaluda iga-aastast pagulaste ümberasustamise piirarvu sarnaselt paljudele teistele Euroopa riikidele? No siinkohal või selles mõttes, et Eestis see on nagu kahe otsaga küsimus, et Eestis, kui me vaatame üldiseid rahvusvahelise kaitse mahte, et meil on siiski kõige vähem rahvusvahelise kaitse taotlejaid kogu Euroopas. Et see tähendab, et nagu esmapilgul sellega võiks tunduda, et meil on ka võimekus panustada rohkem. Aga kus see teine külg tuleb siis, et alati igasuguste võimekustega on see, et mida rohkem sul tegelikult seda laadi rännet või tegevusi on, seda rohkem on sul ka välja töötatud see infrastruktuur, et sellega toime tulla. Et ma arvan, et Eesti kindlasti ei ole positsioonis, et hakata homme aktiivselt ümberasustamise valdkonnas panustama, kuid kui küsimus puudutab kaalumist, siis on kindlasti midagi, kus ma arvan, et praegusel valitsusel, järgnevatel valitsustel, millele tuleb mõelda. Ja see, miks sellele tuleb ka mõelda, on osaliselt seetõttu, et lihtsalt rahvusvahelise kaitse taotlejate arvud aina kasvavad. Et lihtsalt kogu maailmas see surve, see pagulassurve on aina suurem, et varem või hiljem see jõuab meieni ja ma olen vägagi selle seisukohal, et see on mõistlikum hakata sellega tegelema varem, mitte kriisisituatsioonis. Aga praegu siis sellega ongi esitlus lõppenud, et suured tänud. Ma palun vaadake seda raportit, kui on küsimusi, siis mina ja mu kolleegid Euroopa rändevõrgustikus on hea meelega nõus vastama. Et suured tänud ja head päeva jätku!